Tere tulemast Rahvaülikoolide virtuaalsele õpipäevale. Mina olen Maire Brede ja tervitan teid Eesti Rahvaülikoolide Liidu poolt. Teid aga tervitavad kõik rahvaülikoolid üle Eesti, Tallinnast, Tartust ja Paidest, Pärnust, Haapsalust, Kuressaarest ja Kärdlast, Jõgevalt ja Jõhvist, Raplast ja Rakverest ning Põlvast ja Võrust. Kõik 13 rahvaülikooli või rahvakooli on valmistunud tänaseks õpitunniks, et pakkuda teile midagi uut ja huvitavat. Tähistame täna Rahvaülikoolide päeva, aga ühtlasi ka täiskasvanud õppija nädalat, et tutvustada rahvaülikoolide õppimise võimalusi ja üldse populariseerida täiskasvanute õpet. Rahvaülikoolid on koolid, kuhu võivad kõik tulla, igas vanuses inimesed, sõltumata east, et saada uusi oskusi ja uusi teadmisi või ka täiendama varasemaid. Rahvaülikoolide idee on tegelikult sündinud Taanis. Tänapäeval on nad ka väga populaarsed Põhjamaades, samuti Saksamaal, aga juba möödunud sajandi alguses oli rahvaülikoolidel oma koht Eestis ning Jaan Tõnisson on öelnud niisugused sõnad, et tähelepanu tuleb juhtida eriti sellele, et haridus haaraks isikut mitmekülgselt, arendades teda nii mõistuslikult kui ka hingeliselt ja kehaliselt. Ja nii need rahvaülikoolid täna ka tegutsevad, just nimelt pakkudes mitmekülgset koolitust, küll kauneid kunste, keelekoolitust, arvutiõpet, loomingulisi kursuseid, praktilisi kursuseid, aga ka tööalaseks täienduseks. Rahvaülikool ongi tegelikult elamise kunstiülikool. Rahvaülikoolides möödunud aastal õppis ligi 12 000 õppijat ja rahvaülikoolid pakkusid rohkem kui 1000 kursust. Rahvaülikool ongi õppimise koht, koos õppimise koht ja koos olemise koht. Peale õppimise saadakse siit ka uusi sõpru, uusi tuttavaid. Praegune olukord on viinud aga ka rahvaülikoolid nii-öelda virtuaalsesse maailma ja täna on ju see väga tore, sellepärast et sõltumata õpetaja asukohast, sõltumata õppija asukohast, kõik saavad täna osaleda ja kuulda ja vaadata just seda, mis teda huvitab. Sest pakume täna 30-minutilisi miniloenguid, ka praktilist õpetust ja mitmeid esitlusi väga erinevatel teemadel. Ja võib-olla ka mõned osalised on isegi piiri tagant, see võimalus on ju olemas. Oluline, et te olete avanud siis Rahvaülikoolide Liidu koduleheküljelt selle lingi ja tänased loengud algavad siis kell 11 ning lõpevad peale 8. Ja millest tuleb juttu? Sealt te saate kõik küll vaadata, aga tõesti ampluaa on väga lai. On see siis õllest tsaarilaual, putukate kasvatamisest, odratolgustest ja kohvilähkritest, helide ja vaikuse maailmast, loodusest, keskkonnast, aga ka karjäärist, motivatsioonist, sest inimene on oma elu arhitekt. Nii et kohe on algamas esimene miniloeng. Mina annan sõna Jõgeva koolituskeskusele. Peale 8 lõpetab meie viimase miniloengu Tallinna Rahvaülikool ja tõesti loodan, et te leiate endale sobivad teemad ja teile sobival ajal. Tulge ja saage osa põnevast päevast. Tere tulemast Rahvaülikoolide päevale!